Ühtepidi räägitakse, et see, mis juba keegi räägib ja mõtleb, et see kuskil peab eksisteerima, see reaalsus. Et nagu umbes, et üks filmide maaletooja ka, ma olen sellest rääkinud, see ütles ka, et ega neid filme, noh, need süžeed, ükskõik mis süžeed sa teed, eks ju, nagu on 7 põhinooti või vahenoodid, eks ju, et noh, nende peal sa saad kirjutada nagu süžeed või muusikat, et pidi olema umbes, ma ei tea, kas 700 000 erinevat raagatüüpi või oli vist midagi sassi ei lähe, siis noh, et palju siis see filmi maaletooja ka ütles, et näed, et nii palju kombinatsioone on, et seal noh, eksisteerib, siis ta seletas mulle, et rohkem ei ole nagu võimalik ühtepidi, eks ju. Teistpidi noh, vaatad oma elu, eks ju, oma käsitlust, elukäsitlust, et mingi hetk tunnetad nii mingit osa tervikpilti, noh, kes me üldse oleme, et me tervikpilti näeme, eks ju, aga siis meil võimaldatakse võib-olla midagi kogeda, näha mingit seost ja siis rääkida kõva häälega, et see on nii, midagi järeldada, eks ju, siis mingi aja pärast, oi ups, eks ju, hoopis see läheb asi sügavamaks nagu pühakiri loed, et mul on ka võib-olla Bhagavad Gitat mingi 35 aastat võib-olla, et noh, iga kord loed nagu kogu aeg nagu noh, kuna sa ise arened võib-olla natuke, ma ei tea, kuhu poole alla ülesse, näed nagu sügavamat kihte, aga teistpidi, kui sa võtad nagu hästi nagu ratsionaalselt, eks ju, et noh, kuulad nagu ühte inimest ja teist inimest või nagu Silla Prabhupada ütles, et kui inimene ütleb, et tema arvab, et siis tal peab lõpetada sõna WC-s, eks ju, sest suured pühakud neile räägivad ka oma kogemusi, oma realiseeringuid ja oma lähenemist, aga nad ei lähe kunagi vastuollu elutõdedega, eks ju, põhielureeglitega ja siis noh, okei, mis asjad need siis on? No okei, võtame siis ette, et noh, maailmas, mis informatsiooni meil on, eks ju, ja kui me võtame nagu veedad ette, noh, veedad ei ole veel kõik alles, eks ju, aga sa võtad veedad lihtsalt kas või selle ratsionaalse osa, kas või selle astroloogia või ajurveeda, eks ju, Jyoti või vastusšastra või võtad õpetuse üldse seal, eks ju, kuidas universum loodi, siis noh, kõik ülejäänud õpetused, kuskil ei ole sellist terviklikku, niivõrd sügavat pilti, rääkimata matemaatikast, füüsikast, raagadest, eks ju, muusika, laadidest. Ükskõik mis valdkonna võtad, niivõrd tugev, sügav informatsioon, et eks ju noh, näiteks kas või Surya-šastra, see räägib kõikide planeetide vahemaad, eks ju, just meie teadusega inimese jaoks ja siis meie mõõtmes, eks ju, kui kaugel on planeedid ja kõik läheb kokku siis teadlaste arvutustega. Et niivõrd sügavad kompaktsed teadmised, et noh, kuna mingit alternatiivi isegi 0,1% ei ole, noh, nii palju kui mina olen, noh, ma ei ole üldse teadlane, aga mingit pealiskaudselt ma olen vaadanud nagu, siis kõik räägivad, noh, aiaaugust, aga aiast nagu keegi ei tea midagi, kui sa inimesega saad vaadata otsa, ütled, kes sa oled, siis inimene ütleb, noh, ma olen Lendur Mati, ma olen rikas, vaene, ma olen sellel planeedil, ma olen, ma ei tea, see ja too ja kolmas. No siis noh, veedad räägivad väga täpselt, arstiteaduslikult kohe, et kus 5 praanat hoiab sind, eks ju, hing on antimateriaalne, 1000 juuksekarvast, eks ju, missugused praanad on 5 sorti praanat, eks ju, füüsiline peenkeha, kõik see arukus, intellekt, valeega, materiaalsed elemendid, õhk, maa, tuli, vesi, eeter, eks ju, kuidas, mis järjekorras kõik transformeerub, kuidas on seotud meeltega, nägemine, kuulmine, haistmis, kompimismeel, maitsmismeel. No nagu nii tiibilt kõik seletakse lahti. Ja siis, kui sa noh, kuulad nagu tavalist inimest või mina ka, kui ma enne vedasin ka, ma olin palju asju õieti tunnetasin, aga see nagu nii väike osa ja niivõrd nagu, et noh, pole mõtet isegi, noh, nüüd mul isegi enam vaeva ei ole, ma nagu kuulan viisakalt kõike, aga see nagu nii köömes kõik, siis ma saan aru, et kõik on nagu tumbajumbad, nagu mina olen tumbajumba, kui ma toetun oma mõttele ja oma kogemusele ainult, aga vedades öeldakse, et ka see on autoriteetne Giana-süsteem, need teadlased või sellised filosoofid, kes arutlevad ja nad arutlevad tuhanded, miljonid elusid, neil võimaldatakse analüütilisel meetodil jõuda sinna, et lõpuks ratsionaalsest ja analüütilisest energiast kõrgemana armastusenergia, sa pead hakkama koostööd tegema, anduma tegelikult nagu Jumalale. Lõpuks nad jõuavad selleni, et see noh, tegelikult seda vedades ei eitata, ongi sellist tüüpi inimesed, kes lähevadki läbi mõistuse, siis tahavad Jumalani jõuda, kuigi mehaaniliselt isegi bhakti joogas öeldakse, et sa ei jõua nagu mehaaniliselt, sa võid isegi teha kõik õieti, kõik rituaalid õieti, kõik olla hästi puhta südamega, nii ja naa. Et sellest ei piisa, et Jumal on liiga võimas ja see on ikkagi lõppsõna on tema poolt nagu, tema armulikust, kas ta avab või siis Jumala mõni suur pühendunu, kes on tema õugunas justkui nagu temaga sina peal, siis tema noh, nagu aitab sind, et see armulikkuse aspekt on väga tähtis, eks ju. Nagu me maailma tuleme, et me sõltume ema armulikkusest, eks ju, ema on esimene guru meil. Samamoodi me ei saa tulla siia ilma öelda, et noh, sa sõltud emast täiesti, täpselt samamoodi ka me hinge õnn või kuidas sellest mateeriast välja saada, nagu hinge igavesse dimensiooni, see sõltub ka 100% Jumala armulikust, et sinna pole keegi jõudnud niimoodi toorelt. Ta lõpuks siis sa pead anduma, eks ju, võib-olla alguses paned toorest, arutad, eks ju, sa ütled oma arvamust kõva häälega,
trumpad oma loogikaga kellegi üle, aga lõpuks mängib rolli see südame puhtuses ja omakasupüüdmatuse tingimuste armastuse emotsioon.